siis küsimus nahkhiire uurija Oliver Kaldale. Nii, ma katsun siit värskendada ruttu. Võib-olla siis kiire ülevaade sellest, et mille võrra inimesed praegu targemaks said. Võib-olla sa teed lühikokkuvõtte, sest kindlasti kõik ei saanud samal ajal kõiki töötubasid külastada. Jaa, et ma tegin sellise lühi ülevaate, et meie looduses on hulk imetajaid ja suur hulk nendest imetajatest on kõik hiire nimelised. Aga see ei tähenda, et nad kõik oleksid teineteisega lähisuguluses, et hiiri on nii nahkhiirte seas, nii putuktoiduliste seas kui ka näriliste seas ja sellest ma seal niimoodi väga lühidalt ja kompaktselt üritasin rääkida. Ja mul on häid sõnumeid. Kõik need töötoad, samamoodi nagu päev läbi olnud ettekanded ja vestlusringid, on tagantjärel vaadatavad ja kuulatavad ja seda juba umbes 2 nädala pärast. Siis me loodame, et kõik selleks ajaks on kenasti kõik kokku monteeritud. Aga liigume nüüd töötoa juurde meeltemättaga loodusesse. Margit Turb viis meil seda läbi ja tegelikult oli ikka kaaslane ka. Peep ka. Just, ma mõtlen, et minul oli ainult see info. Mõtlesin, et olete siin 2 et loomulikult, kui vahva, mis teil siin maas on? See ongi üks meeltemätas. See ongi meeltemätas. See on linnupildid peal, see on üks metsvint, kui ma silme ei peta. Siin on suur tamm peal. Suur tamm, mis ühendab ja üks nugis jookseb siin ringi vihmaussid. No väga vahva, üks hiir on ka seal. Aga küsimus siis teile mõlemale. Kuidas saaks endale sellise kohvri hankida? Ma pärast jagan enda kontakte ja siis aga tegelikult neid saab laenutada loodushariduskeskustest ja kui väga suur huvi on, siis me mõtleme midagi välja, et ikka saab. Nii et laenutada saab? Väga tore ja... Et need on Eestis tehakse 10 eksemplari. Osad on praegu tootmisprotsessis, et see on meil 4. prototüüp kusjuures. ja need 10 eksemplari ja nad tulevad Lääne-Eesti looduskeskustesse ja sealt saab laenutada, sest nad on tehtud kohapõhiselt, mis ei tähenda seda, et seda ei või saada mujal kasutada. Aga seoses sellega, et ta on Kesk-Läänevälja programmi raames tehtud, siis on sinna suunatud. Selge, ja kui nüüd näiteks laenutada see keskkonnahariduskeskustesse või sinna looduskeskustesse, siis kas see õppevahend, see vahend sobib ka, kui on teada, et tuleb näiteks erivajadustega grupp? Ja, see vahend ongi koostatud selle eesmärgiga, et seda saavad kasutada looduse vahendajad grupi puhul, kus on nägemis- ja kuulmispuudega inimesed. Väga tore, et selline vahend on olemas. Ja kui see nüüd kõrvadest mööda jooksis, kui palju selliseid kohvreid Eestis on? 10, neist 2 inglise keeles. Ja kokku on 30 kohvrit, et meil on tegelikult metsamätas, meeltemätas, meil on suu meeltemätas ja ranniku meeltemätas, et kokku 30 kohvrit. Väga tore. Nii et jagub huvilistele, loodame, et kõik saavad õigel ajal jaole. Vaatame, kas meie ühendus Tartuga, Tartu Ülikooliga, Taavi Pae, kas te kuulete meid? Ja nüüd ma kuulen väga hästi. Suurepärane. Meil on varuks kohe üks küsimus ja küsimus kõlab nii. On väga konkreetne huvi ja soov koolitöös lastega valmistada kodukandi makett. Kuidas kanda üle reljeefi info arvjuhitavale seadmele? Näiteks kui teha maketti kasvatusmeetodiga, siis 3D printer. Ja kui teha makett toorikust vähendamise teel, siis CNC freespink. Kas siin on võimalik koostöö ülikooli spetsialistidega? Esimene vastus on, et loomulikult ülikooliga on võimalik koostööd ja selliste makettide tegemine, päris vanal ajal on olnud ju tehtud plasteliinist ja põhimõtteliselt saab liivast, ma tean, tänapäeval on ka tehtud. Et ma kohe jään vastuse võlgu, et kuidas, aga kui on konkreetne huvi, siis kindlasti oleks see vägagi põnev väljakutse ka ülikooli inimestele, et toetadagi ja mõelda, kuidas saaks teha mingeid makette, et meil on ju tegelikult olemas lidari andmed väga põhjalikud igasuguste mudelite tegemiseks, et see alusandmestik on selles mõttes olemas.
Väga meeldiv kuulda ja natuke sellise huvitava alusandmestikuga on seotud ka järgmine küsimus. Kas meil on teadaolevalt kuskil ka kihelkonna piiridega kaarte? Selline küsimus. Kihelkonna piiridega kaarte on kindlasti olemas, et võin kohe öelda ka, et rahvusatlases on, aga tegelikult selles samas Maa-ameti kaardiserveris on olemas üks väike osa jälle on ajalooline haldusjaotus ja kui sealt sisse lülitada kihelkondade piirid, siis seda näeb ka kaardipildist. Ja muidugi me võime öelda, et nad on ka maastikult tähistatud, nii et kui te mööda Eestit ringi sõidate pruuni silte näete, siis ta on Eesti kaardil mõõtkavas 1:1 on ta ka tähistatud, eks ju. Aga Maa-ameti kaardiserveris on olemas need piirid ka, jah. Väga hea, vaatame, kas veel praegu võite täiesti julgelt, head inimesed, kes te meid jälgite, küsimusi esitada sinna töötubade juurde. Vaatame, kas meil on kommentaare tulnud ja kas keegi tahab midagi lisada, vaatame. Nii, Oliverile üks küsimus siis hiirte ja nahkhiirte töötoa osas. Kui sa nahkhiiri ei uuriks, siis keda sa uuriksid? Oi. Vastan ausalt ei keeruta, ei tea. Ei tea, sest tee viis niimoodi nahkhiirteni ja tunduski väga loomulik ja loogiline rada. Elu ju niimoodi meid juhibki. Vaatame veel, kas on laekunud küsimusi. Teid kiidetakse, väga kiiduväärt ettevõtmine. Alati on tore inimestele positiivset tagasisidet otse ja koha peal edastada. Niimoodi, aga ma liigun nüüd veel meie siin otse laval aset leidnud töötoa juurde ja ma küsin siis, et kui teil oli jutuks, kuidas õpilaste uurimustöid ja bioloogia praktikumi materjale saaks teadusandmebaasidesse tuua, et kas seal on mingisugune kontrollmehhanism ka, mis peaks enne, kuidas siis öelda, sellest materjalist üle liikuma enne, kui teadusringkond need andmed vastu võtab? Ma võin kommenteerida selle andmebaasi vaatevinklist, et mis seal taga on. Tegelikult kõige keerulisem või ütleme, et see latt on võib-olla kõige kõrgem on just kollektsioonide osas, et tavaliselt neid ei jagata ennem, kui siis vastava ala spetsialistid on oma heakskiidu andnud ja siis IT-inimesed organiseerivad. Et selles mõttes neid kollektsioone saab alati siin andmebaasis pidada, aga just seesama, kas või see CBIF-i andmebaas, et nad sinna jõuaksid, siis seal on vaja natukene, põhimõtteliselt peaks nagu siis muuseumi poole pöörduma ja leidma kellegi siis eriala eksperdi, kes kinnitab, et et see kollektsioon on seda väärt, et saab jagada. Aga vaatlustega on niimoodi, et seal andmebaasis on moderaatorid, kes vaatavad iga vaatluse üle, nii et sisuliselt kõik, mis on juba heaks kiidetud, need lähevad lupsti sinna teadusmaailma andmebaasidesse ka, et see toimib jooksvalt, nii et sellega enamasti pole muret, et vaatlused lähevad üsna see süsteem toimib päris hästi, et moderaatorid vaatavad üle ja et kui on vaja täpsustada, et mingi kahtlane element seal on, et kas seda liiki tõesti sel ajal sellises kohas, siis moderaator küsib üle, et äkki on lihtsalt kogemata vale liigi nimi pandud. Emma, ma küsin sinu käest, kas õpilastel on kohe eraldi tuhin ja tahtmine teha ka selliseid uuringuid ja uurimistöid, kui nad teavad, et nad võivad kaasa lüüa tegelikult suures teaduses, panustada sellesse? No ma ütleks seda, et motivatsiooni on kindlasti rohkem, et selles mõttes, et see, mida sa ikkagi seal terve aasta koolis teed, et peale seda 11. klassi ta ei jää sul lihtsalt sahtlisse ja umbes 10 aasta pärast ei näita kellelegi, et näed, ma tegin sellel teemal, aga et keegi väga ei tea, et ikkagi sul on endal ka nagu rohkem tahtmist, et läbi selle sa saad teistele nagu rohkem rääkida ja näidata, et mida sa ikkagi oled teinud selle aastaga. Ja muidugi on kindlasti hästi suureks abiks ka see, et kui õpetaja hästi palju motiveerib ja igale poole nagu konkursitele viib, et siis on endal ka nagu rohkem tahtmist sellega tegeleda. Väga tore, saab sellise hea ja suure eesmärgi seada, et tunned, mille nimel sa tegutsed. Et ei saa kedagi alt vedada. Just. Niimoodi, head kuulajad ja vaatajad, kas te olete veel meile saatnud küsimusi või tähelepanekuid? Proovin nüüd siit kiiresti veel lapata
kui mõtted tekib, olge head, kirjutage üles. Ja kui ei teki, siis loomulikult saatke meile oma mõtteid kas või veel tänase päeva jooksul ja me edastame teie mõtted ja loodame leida ka teie esitatud küsimustele vastused. Nii et ma tänan veel kord head töötubade läbiviijad, teid selle vaeva eest ja töö eest ja teeme siis sellise suure, kas siis oma kodudes, töökohtadel või ka siin samas saalis ühe korraliku aplausi neile. Nii, nüüd võib. Klõpp. Ja.